Tänases lühikeses videos me ei räägi siis sellest DJI FPV droonist, mille me suutsime peale põhimõtteliselt teist lendamist kohe puruks lennata. Õnneks ma sain uue nüüd DJI Care'i kaudu tagasi. Täiesti tutikas droon. Kellel veel DJI Care'i peal ei ole, siis kindlasti soovitan panna, sest olgem ausad, kui FPV-ga peaks mingi õnnetus juhtuma, siis tagajärjed on üpris kurvad. See, millest me täna räägime, on DJI nii-öelda siis huvitav pult või kuidas seda öelda, joystick motion controller. See sama väike joystickulaadne asi siis võimaldab drooniga tegelikult lennata. Valisin selleks testiks sellise avara koha, et siin ei oleks puid, et eelmine kord ma läksin julgeks ja läksin kohe puude vahele. Aga kuna see on minu jaoks ka esimene kord, siis vaatame ja proovime järgi, kas me saame selle üldse sinna hetkel tööle. Nii palju ma korraks kodus manuali vaatasin, et ma suutsin kodus selle drooni ja puldi omavahel ära linkida. Et see tegelikult ei ole üldse keeruline protsess, aga soovitan igasugused update'id asjad enne väljaminekut ära teha, sest ta võttis mul tegelikult ikkagi circa tund aega, et seal oli vaja erinevaid update'e teha, linkida puldiga ja omakorda siis, eks ju, prillidega. Ahah, väga hea, pilt on ees. Väga huvitav. Ma igaks juhuks alguses natuke cheatin. Kuna ma ei ole selle joystickuga väga sina peal, siis ma tean, et punasest nupust peaks 2 korda vajutus käima minema. Okei. Ühesõnaga peab hoidma siis nii-öelda 2 korda täpid punast nuppu, siis keerab mootorit tööle ja siis omakorda hoidma peal punast, siis ta tõuseb ise automaatselt üles. See on nagu väike tants, noh. Nii, aga droon, ütleme nii, et ma nüüd tegelikult ei tea, kumba pidi, ma pean drooniga vaatama ennast siis, kuhu poole ma üldse face'in. Kaamerad on ju tegelikult meil, jah, face'ivad sinna poole. Nii, aga ma panen selle, ma pean ikkagi natuke cheatima, sest mul ei ole need nupud peas, et kus ma ta ilusti filmima saan panna. Nii, okei, nüüd panin filmima ja proovime siis, vaatame, mis siis saama hakkab. Okei. Nii kui keerata siis üles, näiteks ma keeran siis ennast siia poole, siis on nagu võib-olla vist paremini näha, ma natuke cheatin vahepeal, kus see kaamerad on, see kaamerad on selle pool. Et kui ma keeran vasakule, siis droon teeb nii-öelda lendab kaares vasakule. Kui ma keeran paremale, siis droon lendab just nagu päris lennuk paremale nii-öelda. Ja kui ma tõstan üles, siis droon hakkab üles sõitma. Ja kui ma vaatan otsa alla, siis tegelikult droon läheb siis otsa alla ja kui ma otseks panen, siis droon on jälle nii-öelda otse. Mis siin ikka? Proovime, kus ma selle sport moodi peale sain. Sport mode. Nii, okei. Ja vaatame nüüd, mis saama hakkab. Opa! No kuule, sport mode on hoopis teine terana. Üli cool. Ja täiesti uskumatu, kui responsive on droon. Nii kui ma kätt liigutan, siis tegelikult droon kohe keerab ka sinna poole, et seda ohtu, et ta nüüd hullult kuhugi vastu võiks sõita. No ma proovin. Okei, puud. Ja. Pigem ütleks, et ei ole sellist asja, et ma võiksin kuhugi... Üliäge nagu. Nagu tõsiselt, see on hasarti tekitav, noh. Low battery või? Droon tuleb ise koju nüüd.
aga ära tule ise, ma tahaks nagu tegelikult tuua sind, sest mul on low battery küll, aga ära jama nüüd, noh. Kuna aku on 23%, siis droon otsustas teha return home'i ja ma selle nii-öelda joystikuga ei oska midagi teha, et seda nüüd siis ära canceldada. Igal juhul droon on mul siin pea kohal. Ja, muidugi, mis ma siit ikka vaatan. Ma lihtsalt loodan, et ta... Noh, landing. Nii, igaks juhuks ma võtan selle peast ära, sest... No, ühesõnaga tundub, et tuleb koju. Otse pea kohal ta siin on. Vaatame, kas ta suudab ennast siia täpselt õigesse kohta nüüd siis maandada. No. Astan igaks juhuks seest ära. Ilma probleemideta. Aku sai tühjaks. Mina ei osanud seda ära canceldada. Droon tuli koju tagasi ja maandus ise. Väga äge. Ja break on ka siin suure nupu peal on break olemas, sest siis jätab tegelikult drooni ühe koha peale seisma. Et kui peaks tekkima mingisugune oht siis kuhugi sisse sõita, no ma proovin siin, vaatan, kui kiiresti see break siis töötab. Instant. Nii kui vajutad, tõmbab droon ennast täiesti tagurpidi ja üritab seisma jääda. Et selle koha pealt nagu see on väga huvitav. Nii, et Et jah, et ei pea keerama kehaga. Et tegelikult sa võid ka niimoodi mängida nagu mingit tulistamismängu. Lähed niimoodi, Aga noh, seda ilmselgelt on veits naljakas vaadata. Aga põhimõtteliselt sa võid mängida nagu sellist kerget simulaatorit, ma ei tea, mingi arvuti peal või et olla piisavalt, ma ei tea, humoorikas endale ja teistele. Kui sa keerad või kallutad paremale vasakule, siis tegelikult droon keerab ümber enda. Aga ma ütlen tõesti, kellel on juba see droon ostetud ja kellel veel seda nii-öelda motion controllerit ei ole, ülimalt äge asi. Pigem see ei olegi selline nii-öelda nagu, ma lähen lendan drooniga, lähen teen mingit filmi, vaid see on nagu tõesti tegevus omaette. Ma ei tea, võta akud kaasa, mine sõpradega lendama, see on üli fun.